Uneapnoe on tegelikult epideemiliste mõõtmetega tervisehäire ja on päris palju erinevaid põhjuseid. Ja tegelikult see tähendab seda, et inimesel tekib erinevate põhjuste tõttu uneaegseid hingamisseesakuid. Ja tegelikult on see kogu maailmas ja samuti ka Eestis aladiagnoositud. Teatud riikides on niimoodi, et uneapnoe uuringuteta ja arstlike selliste kokkuvõteteta ei ole võimalik teatud elukutset pidada. Näiteks Ameerika Ühendriikides kaugsõiduautojuhid, bussijuhid, kõik nad peavad olema läbinud tervisekontrolli, mille üks osa on ka unemeditsiiniline hindamine. No arusaadavalt, kui inimesel on reaalselt olemas uneapnoe, siis tema unekvaliteet on väga häiritud. Sellega kaasneb loomulikult esmalt aju hapnikuga varustamise häire öösel, kui inimene peaks tegelikult puhkama, taastama energiavarusid, et olla valmis järgmiseks päevaks või üleüldse eluks. Järelikult on inimene väsinud, ta ei ole otsustusvõimeline korralikult, ta ei suuda tööprotsessis, loomeprotsessis korralikult osaleda. Ta võib olla ohtlik kas liikluses või mehhanismide juhtimisel või ka miks mitte inimeste juhtimisel. Elukvaliteedi mõttes otseselt samamoodi võivad tekkida igasugused psüühikahäired, neuroloogilised häired, vererõhu tõusud, kaalutõus, kompensatoorsed mingisugused muud häired. Et see on väga suurte selliste muutustega ja võimalustega probleemide rägastik tegelikult. Uneapnoeid uuritakse kaasajal tegelikult niimoodi, et tehakse uneaegne uuring, kus uuritakse erinevaid parameetreid, nii südametegevust, ajutegevust, organismi hapnikuga varustamise taset. Sisuliselt on see, öeldaksegi nii, et see on unemeditsiiniline uuring, polüsomnograafia. On olemas spetsiaalsed arstid, kes sellega tegelevad, kes selleks on ettevalmistuse saanud korralikult. Ja ütleme nii, uneapnoe selline täpsem käsitlus on siis ka tihtipeale ka lisaks unemeditsiiniarstile kõrval nina-kurguarsti poolt või ka pulmonoloogi poolt. Ja need arstid siis koos teevad otsuse, millise raskusastmega haigus on ja mismoodi oleks võimalik patsienti või inimest aidata edaspidi. Raviks on mitmed võimalused tegelikult sõltuvalt inimesest ja sõltuvalt probleemi ulatusest. Kui on tegemist sellise konkreetse anatoomilise probleemiga, siis on võimalik kirurgiliselt aidata, kuid väga head efekti saab uneaegsetest sellistest spetsiaalsetest seadmetest, kas siis positiivse rõhuaparaadist, mida nimetatakse CPAP, millel on omad sellised plussid ja miinused, mida saab kõike siis konsultatsiooni käigus arutada, või on ka siis uneaegselt sellised keele ja jalalõualu asendit muutvad seadmed, mis on paremini talutavad tegelikult. Ja siis on muidugi reaalselt kirurgiline ravi, kui on näiteks vaja ninahingamist parandada või suu lage ümber kujundada. Ja on olemas ka tegelikult närvistimulatsiooni meetodid, mis on täitsa uus ja selline kaasaegne võimalus. In the Netherlands there's a new device which is being used quite often, which stimulates the tongue by a pacemaker which is connected to a sensor which measures when breathing in starts. So as soon as you start breathing in, the sensor sends a pulse to the pacemaker, whereas the pacemaker sends a pulse to the hypoglossal nerve, which gives tone to the tongue and also protrudes the tongue. So therefore, when you breathe in, you get more space in the back of your throat, which will improve breathing during sleep.
It's something new which we will try to get in Croatia, but we also will try to be the first in Estonia, in fertilities, to do it.